Tere kõikidele eestlastele ja kaugemalegi. Mu parim sõbranna ja mu pere tahtsid, et ma hakkaksin oma jutte eesti keelde tõlkima. Nii, ja minu esimene video teie auks. Täna tahaksin ma rääkida tasakaalus. Kas sa oled tasakaalus või mitte? Vastus universumile. Tasakaal ei ole vana sõna, aga see kannab iidset tarkust. Igas kultuuris kutsuti tasakaalu erinevalt. Harmoonia, dharma, tao. See tähendab elu enda rütmis kõndimise kunst. Minu jaoks tasakaal tähendab sinu mõtted, sinu emotsioonid, sinu teod ja sinu vaim, kõik liiguvad samas suunas. See on siis, kui sinu sisene maailm ei võitle enam välise maailmaga. Ja äkki hakkab elu tundma kergemana. Kui me tasakaalust välja langeme, me tunneme seda. Kõik muutub pingutuseks. Me hakkame kahtlema endas. Meie rõõm tundub sunnituna. Meie keha tundub raske ja meie vaim tunneb vaikust. See pole läbikukkumine. See tähendab, sinu hing sosistab sulle. Sa oled kodust liiga kaugele triivinud. Tasakaalu juurde naasmiseks ei pea sa seda taga ajama. Peatu, hinga, kuula. Sest süda mäletab alati tagasiteed koju. Tõeline tasakaal ei tähenda, et su elu on täiuslik. See tähendab, et sa kohtad iga ebatäiuslikkust rahu ja usaldusega. Asi pole kontrollis, see on pigem rütmis. Isegi sinu kõrvalepõiked kuuluvad sinna plaani. Isegi sinu viivitused teenivad disaini. Seega, kui tunned end kohatuna, siis pea meeles. Sa pole eksinud. Sind lihtsalt suunatakse õigele teele. Ja kui see juhtub, küsi üks lihtne küsimus. Kas see on tasakaalus minuga? Sest see moment, kui sa seda küsid, sa hakkad kuulma ja hetkel, kui sa kuuled, leiad tee tagasi koju. Järgmisel nädalal räägime, mida vanema tegelikult mõtles, kui ta ütles. Ära viska oma pärleid sigade ette. See on õppetund armastusest, piiridest ja teadmistest. Millal rahu ja ausa meelsusega ära minna. Kuni järgmise nädalani. Rahu olgu su südames, su vaimus ja su tegudes. Head aega!